Ei ole ilmselt esimene kord, kui ma olen öelnud, et fotograafia algab ja lõpeb valgusega. Ja hea fotosaladus peitubki selles, kuidas osatakse olemasolevat valgust kõige paremini fotograafilises mõttes ära kasutada. Ja pildistada saab igal pool, aga päris palju pildistatakse fotostuudios. Ja fotostuudios pildistatakse just sellepärast, et see on ainukene koht, kus valgus tuleb meie meelevalda. Minu nimi on Anton Lember ja täna tutvustame teile stuudiovarustust. Stuudiovarustuse keskmes on loomulikult välgud, aga fotostuudios on alati olemas terve hunnik igasugust muud kola ja kila ja erinevat varustust ja sellisel kujul tundub kodustes tingimustes fotostuudio rajamine suhteliselt ületamatu väljakutsena. Aga Elinchrom on kokku pannud D-Lite 4 IT-komplekti, kus on olemas 2 välku ja põhimõtteliselt kõik lisatarvikud sinna juurde, mis on esmaseks koduse stuudio rajamiseks vajalik. Välkudega on komplektis pikk sünkrojuhe kaamera ja välgu ühendamiseks, aga seda eriti vaja ei ole. Välkudel on mõlemal olemas ka orjasilm, mis siis kaamera pealse välgu sähvatusele suudab reageerida ja välgu avada. Aga seda ei ole ka eriti tegelikult vaja, sellepärast, et komplektis on olemas ka raadiosaatja. Ja välkudel on mõlemad sisse ehitatud raadiovastuvõtja. See käib lihtsalt siia kaamera peale ja saadab siis pilti tegemisel välkudele käskusi. Välgud ise. Siin on praegu tal kaitsekopsikud ees, mille saab siit nagu lahti lukustada. Kapsik käib eest ära. Siin on tal üks äratuntavalt pirnimoodi asi, aga see tegelikult välku ei tee. Välku teeb see toru siin taga, see on pilootpirn ainult. Nii, siin taga on siis vooluliliti, see sünkropesa, orjasilm ja siis erinevad juhtnupud. Välgud on paigas, meil on olemas ka modelliks sirli. Nüüd tuleb kaameral paika panna seaded. Kuna stuudios on valgust täpselt nii palju, kui me tahame, siis alati peaks kasutama kõige madalamat tundlikkust, ehk siis baastundlikkust ja taaskord sellepärast, et on valgus meie enda valida, siis saab ava valida täpselt sellise, nagu enda jaoks vaja on. Ehk siis nii kinnis või nii lahtise, kui tahetakse. Ja särgiaeg siis reeglina kuskil 125 või siis niimoodi nagu kaamera välgusünkro on. Siis saab ära säristada välgud. Välkudel saab seada nende väljundvõimsust. Arvuliselt on see siin väljendatud arvuga 2–6. See on tegelikult see on avaarv välguga pildistades, aga keerulisem matemaatika jätame täna kõrvale. Siin on olemas nupp prop, mis lülitab sisse välja pilootlampi. Ja siis on olemas orjasilm. Kuna me kasutame Elinchromi enda saatjat, siis lülitame orjasilma välja.
Siin on siis helisignaali välja lülitamine. Helisignaal on väga hea ses suhtes, et kui on 2 välku, siis peab ära ootama, kuni mõlemad piiksud jäävad, et välgud on laetud. Ja on olemas testnupp. Las ta olla meil siis praegu siin 6 peal. Teine välk ka 6 peal, täisvõimsuse peal, kuna nad peavad siin konkureerima meie videovalgustitega. Tegelikult peaks olema stuudio nii pime kui võimalik, et ainult stuudiovälgud toimiksid. Ja saabki pilti teha. Softboxist ja reflektorist tulev valgus on üpriski erinev. Softboxil tuleb valgus kogu päris suure pinna pealt, mis tähendab, et see valgus on tunduvalt pehmem, mis hajutab varje, aga ühtlasi softbox sööb ära ka pisut valgust. Teeme ühe pildi nüüd siis softboxiga ja võrdluseks teeme ühe pildi reflektoriga. Ja nagu näha, on softboxiga tehtud pildil varjud tunduvalt pehmema üleminekuga ja üldse on pilt selline pehmem ja sujuvam. Ja reflektoriga tehtud pilt on selline kärtsum, kontrastsem ja kõikide varjude servad on sellised teravad. Selline on siis Elinkrami stardikomplekt koduseks stuudiopildistamiseks. Ja hea traditsiooni jätkamiseks, nagu kohes eelmises videos, teeme ka seekord iseendast pilti.